kus on minu koduke. Selle loo saate põhimõte. Vasakus käes on siis 3 akordi, D-tuur, A7 ja G-tuur. D-tuuri mängida kogu aeg nii. A7 ja G-tuur. Ja kuna siin alguses vahetub see akord päris kiiresti, siis me ei jõua nagu mõlemat bassi mängida. Ongi D-tuur, A7 ja D-tuur. Teine variant, me võiksime mängida seda saadet ka natukene lihtsamalt veelgi. Sel juhul see võiks olla midagi sellist. Ja mida ma tegin? Ma tegelikult jätsin selle keskmise heli sellest akordist ära ja siis järgi ainult meil ühehäälne bassiliin. Selle jätsin ära, A7 oli varem niimoodi, jätan selle G-noodi ära. Ja bassi viisin sellepärast oktav alla, et siis ta täidab natukene rohkem. Ja selle juurde nüüd võib mängida ka sellist varianti, et bass mängib seda ühehäälselt, siis parem käsi võib mängida meloodiat akordiliselt. Kolmas variant on selline, et kus bass ei liigu, nagu väga vasak käsi ei mängi neid keerulisi asju, vaid faktuur on pandud paremasse kätte igale teisele ja 4. kaheksandikule. Võiks öelda, et see on nendest 3 isegi kõige keerulisem. Parema käega nüüd ei saa väga palju midagi muud teha peale selle meloodia mängimisega. Sellest saab bassis teha võib-olla mingi bassikäike. Eelnevate versioonide pluss on see, et kui sa mängid seda faktuuri vasakus käes, siis tegelikult saab parema käega mängida seda sama meloodiat võib-olla variatsioonidega.